hommikust, Evelin! Tere hommikust! Varane ärkamine täna ja pisut hiline magama jäämine eile õhtul. No mul oleks päriselt ka vaja midagi energialaksu oleks vaja. Ja ma näen, et sa oled teinud mulle katnud imelise hommikulaua. Okei, ma ei näe siin croissanti ja ma ei näe siin koogikest ja kohvist rääkimata, aga no mida sa nüüd mulle teed, et mul nagu tuleks selline imeline hommik, veel imelisem päev ja et ma jaksaksin õhtuni välja vedada? Tead, minu sügav veendumus on, et nii nagu me seda päeva alustame, sellisena see ka õhtuni kulgeb. Ehk et selline õige tervislik start hommikul tagab meile siis terve päeva jooksul piisava energia kehale ja loomulikult on see ideaalseks turgutuseks siis ka sellisele pikale veninud õhtule. Et mulle meeldib hästi alustada hommikut väikse tervise sellise šotiga. Vau. Et me oleme siin rääkinud varem, et smuutid on mõnusad, aga vahel miks mitte teha just üks väike selline niinimetatud alkoholivaba tervisenaps hommikul. Ja mis meil siin siis valmis on pandud? Hiljuti ma avastasin sellise põneva tervisešoti, milles ma kasutasin 3 komponenti. Ma kasutan seal brokkolit, aloet ja sidrunit. Ja idee sain ma sellest, et tegelikult ühel nahahoolduse kreemimaailma koolitusel viibides räägiti, kui oluline on detoks meie nahale. Okay. Ja nahk on loomulikult osa kehast ja tegelikult see, mida me nii sisse sööme kui ka endale peale määrime, see kõik toimib koos. Ja sellepärast ma saingi inspiratsiooni siis praegu ka nahahoolduses väga kasutusel olevast detoks kompleksist, mis just nendest 3 komponentist koosneb. Ehk siis kreemi sees sa tahad öelda, et pannaksegi kreemi sisse, pannakse brokkolit, mis see veel oli siis? Sidrunit ja aloet. Aloet ka, vau, okei. Ja tal on kokku siis hästi tõhus toime kogu meie kehale. See, et aitab meil kehal vabaneda siis erinevatest jääkainetest, annab meie kehale vitamiine, antioksüdante, tõelise sellise poweri ja paneb kogu meie seedesüsteemi, kogu keha käima, käivitab meid. Et ma ei tea, proovime siis täna, kuidas see naps võiks maitseda. No ma ei tea nüüd, kas suurem või väikse. Tead, teeme siis alguses pisikese. Okay. Ja vaatame neid komponente. Meil on siin valmistatud siis värske sidrunimahl, mis teatavasti on siis väga rikkalik C-vitamiini sisalduse poolest, turgutus puhastab keha, annab meile kõvasti energiat. Et paneme siis väikesesse klaasi kõigepealt natukene sidrunimahla. Aga miks see nii väikestes kogustes peab olema? Vaata, mina olen selline ahne inimene, et kui on selline raske õhtu ja öö olnud, siis ma mõtlen, et kallaks kohe nagu, mina võtan suure klaasi. Tead, sellega on nagu niimoodi, et hästi paljudest räägivad, et need tervisesmuutid ja erinevad rohelised kokteilid, et aga mulle ei maitse ju need. Et esiteks on sellist šotti palju kergem nii-öelda ka alla neelata, kui meile ka võib-olla see ei maitse nii hästi. Sa ütled, et seal on halb maitse, no ma ei usu. Halb on hästi maitse asi, me kohe proovime järgi, kuidas see maitseb. See on nüüd purustatud brokkoli. Purustatud brokkoli ja seda võib blenderdada isegi veelgi püreesemaks kui vaja. Aga kuhu sa paned? Sa paned ikkagi siia sisse praegu? Ma panen selle siia šoti sisse. Et tegelikkuses võib seda veelgi nagu peenemaks purustada nii, et need terad on täiesti kadunud. See on muidugi hea uudis nendele, kes juurvilju muidu eriti ei armasta või keedetud juurvilju, aga brokkoli on hästi selline kasulik juurvili, ta on isegi saanud auhinna, et ta on kõige kasulikum juurvili maailmas. Et siin on väga rikkalik jällegi antioksüdantide, samas ka kiudainete sisaldus, kaaliumi sisaldus. Ja peale selle on ta selline tõeline salarelv ka nendele kaalulangetajatele. Et nüüd sa vist panid küll natuke palju, ma ei tea küll, kuidas seda juua, aga proovime järgi. Nii. Ja lisaks siis, mis me paneme? Sidrunit panime. Aloe. Et aloe mahl. Kas sa tead, miks aloe mahl hea võiks olla või? No ma tean, et kui mul on mingi põletan ennast päikese käes või ongi nahk vajab nagu sellist turgutus siis aloe seest ja väljast. Ja täpselt nii ongi, et mina mäletan ka lapsepõlvest, kui sai kuskil midagi põletatud, siis murdsid aloe ja panid peale. Samamoodi, kui me käime päevitamas, siis meil on aloe keelid, et nahka rahustada ja niisutada. Et tegelikult aloe on fantastiline põletikuvastane aine. Ja aloe mahl on ju väga palju sellist kuulsust kogunud viimasel ajal. Mina tahaksin küll rõhutada, et kui te seda aloe mahla tarbite, et on ka erinevaid aloe jooke, mis ei ole tegelikult see päris aloe. Aga meil on siin täna täiesti puhas aloe mahl,
kuidas see maitseb? No vot, maitse asi. Minule Pane mulle maitseb siia. kõik tervislik, sina kirtsutad kindlasti nina. No, Aga proovime. No selline mõnus läbipaistev kogus, mida me peaksime iga päev tarbima, tegelikult väga väike, isegi võib sellest väiksem olla. Et mina lasen siis siia oma šottiga seda. Ole mahla. Noh, nagu see nõudepesuvesi. proovin ka siis. Minul on see väike tervisešott juba valmis, vaatame. Sa panid aloe Jaa. seda siia. Segan kõik kokku, aloe, sidrun ja brokkoli. Jaa, no blond läks juba hoogu hakkas siin. Aloe, no vaata, mina tegin nüüd endale Issand, kui hea. triple kokteili on ju, sellepärast ma olen ahne inimene, siin on väga natuke liiga suured võib-olla need brokkoli tükid, Oleksime võinud seda veelgi blenderdada, aga ütleme nii, et nüüd ma võtan, mis šampoon see siin on selline? tead, see ei olegi šampoon, see on üks võimalik selline magustav aine. Sa proovi kõigepealt seda segu sellisel kujul, nagu me ta valmistasime. Mina tunnen sidrunit kõige rohkem. Miks need tervisejoogid peavad alati olema kas mõrud, hapud või ebameeldiva maitsega, et minusugune hull. Okei, ma olen nõus kõike sööma tervise ja ilu nimel, aga kui ma ikkagi üksi seal kodus olen ja igal hommikul peaksin seda šotti sisse ajama endale, siis ma lõpuks ikkagi ilmselt hakkaksin petutama ja mõtlen, et okei, ma magustan ta mingi asjaga ära. Esimene asi, mis mul pähe kargab, ma võtaksin mee. Ma mõtlen, et okei, mesi on tervislikum kui suhkur, eks ole. No okei, suhkurt ma ka vahel tarbin, aga sel juhul ma võtan pruuni suhkru. See, mis sul seal kolmas, mis sa täna mulle tõid, sellest ma ei saa üldse aru, mis see on, aga me hakkame kohe sellest rääkima. Aga kas see oleks okei nüüd, et no tõesti, see on sidruni maitset tuleb siit nii vahvalt esile. On see nüüd õige, et ma panen siia ikkagi sörtsumett või on see nagu, nüüd ma rikun kõik kogu selle tervisevärgi ära? Ega sa kuidagi selle sidrune ja ka aloe mõju siin ei vähenda, siis sa lihtsalt lisad siia ühe komponendi, mis annab sulle selliseid liigseid võib-olla süsivesikuid ja magusust sellele joogile, mida sa võib-olla selle hommiku napsult ei oota. Mina tahaks seda öelda, et mesi on praktiliselt sama, mis suhkur, lihtsalt natukene teisel viisil saadud, aga agaavisirup ehk siis šampoon, nagu seda nimetasid, see on oma kalorsuselt meega sarnane, ta lihtsalt on saadud sellisest taimest nagu agaav, kuid saadav kalorsus on sama. Saadav kalorsus on sama ja seda nagu propageeritakse ilgelt. Nüüd, kui me... Oot, ära veel mine sinna poole, sest ma tean, et teine mul lemmik, mis viimasel ajal on olnud, on see coconut sugar ehk siis kookose suhkur ja seda ka tohutult propageeritakse. Öeldakse, et kui sa tõesti nüüd tahad loobuda nendest suhkrutest, siis tarvita coconut sugarit. No, mis sa nüüd selle kohta ütled? Mina ütleks, et kindlasti kasulikum variant kui suhkur, pole vahet, kas siis valge või pruun, kaloreid sa siit saad, aga ta on tervislikum variant. Küll aga on üks võimalus, kui me tõesti ei taha sellele joogile mitte mingisuguseid kaloreid lisada, kasutada hoopis steeviat, mis on suhkru asendaja, kuid looduslik. Suhkru asendaja, vaata, mina olen nagu hästi palju koledaid lugusid kuulnud, et noh, siin mul on üks teine suhkru asendaja muidugi. Et need ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes kasulikud, et kas ma nüüd võrdlen nagu kahte õiget asja või siis me räägime täiesti kahest erinevast suhkru asendajast? Me saame neid võrrelda hästi, sest nad mõlemad asendavad suhkrut ehk et annavad magusust meie toitudele. Aga see on tõsi, et sellise suhkru asendaja puhul see on keemia ja tihti me saame siit rohkem kahjulikku kui kasulikku seda tarbides. Steeviat ma ka julgen tõesti julgelt soovitada, et mina teen sellega erinevaid magustoite, oma dieetkooki, võin panna kohvisse või suhkrusse, kui soovin. Ehk et siis proovime. See on nagu täitsa taimne, ta on küll natukene teistsuguse maitsega võrreldes suhkruga, aga kes nüüd tunneb tõesti nende tervisetoitude puhul magususest puudus, siis võite seda julgelt lisada. Okei, ja kahjulik ei ole, aga on ta kallis? Tead, mis on kallis? Et hea tervis ja hea vorm, kas on kallis või odav? Loomulikult mitte. Tervis on kõige tähtsam ja kallim vara.